Tere, Patrik! Tere! Alustame esimest 9. klassi taseme matemaatikasessiooni üle interneti. On. Tuttav ruum. Ja ei, ma 9. klassi tasemel ei ole üle interneti mitte kunagi varem teinud, olen ainult tudengitele teinud. Ja siis vist ühele keskkooliõpilasele ka, jah. Aga siis tekkisid hullud tehnilised probleemid, et millalgi mina teda enam ei kuulnud ja siis ta kadus üldse ära. Okay. Tal sai arvuti aku tühjaks, väidetavalt. Okay. Nii. Mis siis uudist vahepeal matemaatika osas koolis? Hetkel midagi, et nüüd hakkasime neid, ma ei tea, kas me sinuga tegime eelmine kord neid taandama neid võrrandeid või siukseid nagu x miinus y ruutjuure või seal ja siis on see jagamismärk või noh, joon ja siis x miinus y või y miinus x. Et ma võin näidata kohe. Et midagi nagu sellist. Kui on näha. Oota, hoia natuke aega. X miinus Y jagatud Y miinus X taandamine. Ja siin oli need kaaskompleksiga. Ja. Jah, et homme hommikul õpetad, et mingi esimese tunni aeg nagu paneb siis ülesanded nagu 7:58 paneb e-kooli ja siis hiljemalt 8:45 peab talle need saatma nagu hinde peale. Et ta meelega ei pannud täna õhtuks, vaata, et me ei saaks nagu täna õhtul neid ära teha. Et jah, et lihtsalt et mõtlesin, et äkki harjutame siis neid. Aga kuidas ta seda kontrollib, kas ta samal ajal siis vaatab, et sa Ei, ta ei vaata, ta lihtsalt nagu ütles, et saada ära, kui tehtud on. Mingisugune hea nipp öeldi selleks, et kuidas kontrollida, et õpilasele keegi ei ütle ette või et ta ei loe kuskilt maha. See küll käis mingisuguse kirjandi jutustamise või mingi sellise asja kohta, et ta ikka oma asja räägib. See oli midagi sellist, et üks asi oli kindlasti see kaamera, aga ma ei mäleta, mis trikk see oli, et kas ta pidi, ei tule praegu meelde, aga see oli päris asjalik. Päris asjalik, jah. See kuidagi välistas selle, et ta ei loe kusagilt kaamera tagant seda maha ja. Okay. Aga sest põhimõtteliselt matemaatikas saab ju mitut moodi teha, et sa saad, sul võib olla teisel pool kaamerat seal, mis iganes asjad ja. Ja seda küll. Ja keegi võib sul laua alt ette öelda või mis iganes. See ongi. Mida me siin saaksime teha kõigepealt? No selle ülemise, ma arvan, alumine vaata on nagu selles suhtes tehtud, on ju. Et ülemist siis, ülemise peaks äkki vaatama, mis ta see on. Et siin on X. Aga siin äkki ei saagi midagi väga teha või? No aga miks ei saa? Vaata, üks on A miinus B ja teine on B miinus A. Okay. Ja meil oleks vaja nad mõlemad saada ühesuguseks. Kuidas me seda teha saame? Me peame võtma vist abivalemi. Ei, siin ei ole mingit abivalemit võimalik selleks kasutada. Kuidas me saame A ja B märgid ära muuta? A ja B märgid. Ma kirjutan siia alla mustalt, et kui meil on A miinus B, nii, aga me tahame saada sellise asja nagu B miinus A, mille me siia ette peame panema. A. Kui me siia A ette paneme, siis me saame ju AB miinus A ruut. A miinus B, siis 1. No 1 on siin praegu ees. Okay. Ei muuda midagi. Miinuse või? Täpselt nii. Seega teeme üleval siis samamoodi, paneme miinuse ette. Ja. Siis sulgudes 2.
nüüd saab taandada jah, ülevalt siis ja siis see ruut. Ja siis jääbki miinus jääb ikka ette, on ju. jaa, Ja üles tuleb vist siis -1 või? jah, Ja alla siis tuleb 2y miinus x. jah. Oota, jah, ja selle sa saad veel ilusamaks ümber kirjutada ju. See, et see miinus sealt ära kaoks või? Jaa, Ma ei tea, kuidas seda teha. aga kasutame seda sama valemit. Mille kohta ma enne ütlesin, et see ei ole valem. -1. Ehk siis jääbki lihtsalt äkki 2y miinus x või? No sa ei saa lihtsalt ju miinust ära võtta. Ei, seda küll jah. Mida siin teha saaks? Seda miinust saab ju tegelikult liigutada ju. Et selles suhtes, et kui ta nagu see on vaata miinus jagada miinusega on ju vaata pluss. No, kui seda miinust näiteks liigutada sinna alla, jaa. siis tuleks 2y pluss x või? Pluss x küll, aga praegu on seal all 2y. Sest vaata, kui sa selle alla liigutad miinuse, siis ta on selline. Jah. Ja mis siit edasi saab nüüd teha? Saab seda miinust nagu selles suhtes saabki tegelikult nagu sulud avada, jääbki siis nagu -2y miinus x või? Ava õigesti sulud. Okei, -2y pluss x. Jaa. Ehk siis 1 jagada -2y pluss 1. või parem x miinus 2y. Jah, see on korrektsem. Ei no mitte korrektsem, vaid ta on lühem, selles mõttes, et muidu sul on 2 märki miinus ja pluss, nüüd on 1 märk ainult. Okei. Ja nüüd on see siis nagu lõppvastus. Jaa. Kuidas seda kontrollida? Vot seda me ei ole veel õppinud. Aga mis sa arvad, kuidas seda kontrollida? No panna ta algsesse võrrandisse, ma arvan. Mille? Selle lõppvastuse panna siis nagu sinna esimesse testesse vist. Okei, ma ei tea, kuidas seda kontrollida. Üks variant on tõesti niimoodi, et me teeme siin võrrandi. Et me kirjutame selle, mis alguses oli. Läks nüüd liiga sisse. Ja teisele poole paneme selle, kuhu me lõpuks välja jõudsime. Jah. Ja vaatame, kas me saame siin midagi teha. Sest vaata, kui me sellele peale vaatame, siis kui me selle, näed seda kursorit ka, kui ma liigutan?
hetkel ei näe. Jaa, okei. sa ei näe, et väike mull käib ringi? Ei. Nüüd ka ei näe. Aga seda sa loed välja, mis mul ekraanil on üldse? Jaa, loen. Seda helesinist osa näed? Jaa, x-2 korda. Aga sa ei näe, et seal midagi liigub, jah? Nagu ma näen su seda hiire, seda küll. Oota, sa näed ikka või? Jaa, ei, seda hiire, seda ma näen. Ma mõtlesin, sa nagu tahad nagu midagi värvida selle üle. Ei, see, mis edasi-tagasi praegu. Seda näen. Okei. Ehk siis see ja see, vaata, kui me need omavahel korrutame, teeme sellise ristkorrutise siin, mis me siis saame? Siis me saame x miinus 2 y-id ruudus, eks ole. Ja teeme teistpidi ka ristkorrutise, siis me saame 2 y-id miinus x ruudus. Ja siit me juba näeme, et need on võrdsed, sellepärast et ükskõik, kas meil on a miinus b, 1 miinus 2 näiteks või 2 miinus 1, ühele poole tekiks näiteks miinus 1, teisele poole 1, aga me ruutu tõstame, siis need on ikka sama väärtusega. Ja teine variant on see, et sa paned x-i asemele ühe mingi arvu, y-i asemele paned mingi teise arvu. Tavaliselt mitte 0 või 1, vaid midagi huvitavamad, näiteks 2. Ja siis paned selle esialgsesse ja arvutad välja. Saad mingi arvu. Ja siis paned lõplikusse ja arvutad välja ja saad mingi arvu. Ja kui need arvud ühesugused on, siis saad õigesti teinud. Okei. Ehk siis näiteks praegu, kui ma paneksin siin näiteks, oletame, et kui x võrdub näiteks, mis me paneme 2 näiteks, ja y võrdub 3, siis võtame selle esialgse siis x miinus 2 y-id jagatud 2 y-id miinus x ruut on, siis paneme asemele 2 x-i asemele 2 miinus 2 korda 3 jagatud 2 korda 3 miinus 2 ruudus. Nüüd tuleb välja arvutada, ülesse tuleb 2 miinus 6 on miinus 4 ja alla tuleb 2 korda 3, 6 miinus 2 on 4, 4 ruudus on 16. Eks me saame miinus 1/4. Ja nüüd siis see lõplik 1 jagatud x miinus 2 y-id see on siis 2 miinus 2 korda 3 ülesse tuleb 1, alla tuleb negatiivne arv, 2 miinus 6 on 4. Nüüd siin on miinus 1/4 ja siin on miinus 1/4. Jaa, okei, mõlemal on jah. Järelikult tegime õigesti. Jah. Okay. Ja kui juhtub selline asi, et saad erinevad, et ei klapi, siis järelikult see viimane on vale, aga võib-olla eelviimane ei ole või see kolmas või see teine, siis sa saad nendega kontrollida, aga alati sa pead esimest võrdlema siis nendega. Ja alati on see võimalus ka, et sa teed, nagu sa võrranditest mäletad, kontrollimisel vea. Jaa, panen selle algse selle sinna. Ja võime saada ka false positiivi, et siis sa teed lahenduses vea ja kontrollis teed ka vea, aga juhtumisi saad õige vastus. Seda on juhtunud ka. Nii, võtame järgmise. Siin on siis miinus ees kohe nagu mõlemale.
Siis peal on 5p ruut miinus 5q ruut jagatud pq ruut miinus p kuup. Ei, p, tugev p. On seal tähtsust? Ei ole tegelikult. Lihtsalt asendame tugeva p nõrga p-ga. Sina teed tugeva p-ga, mina teen nõrga p-ga. Mis seal all oli? All oli pq ruut miinus p kuup. Niimoodi, jah? Jaa. Kirjutan ära kiiresti. Ma vaatasin hiljuti ühte Kristjan Otsmanni videot ja tal taustal koer haukus ja siis ta ütles kommentaariks, et see tõestab, ma olen kodus. Mina panin selle peale kommentaari, minu kodus küll ei hauguta. Jaa, see. Mul vahepeal hakkab lõugama. Nii. Mis me siin teha saame? Siin nagu ka või saab siin valemit kasutada või? Siin saab vist. Mida sa tahaksid kasutada siin? Ülemisel ma saan äkki sulgud ette tuua, et ma saaks sulud avada mingi arvu või? See on hea mõte jah, mille me ülevalt saame sulgud ette tuua. Ma saan 5 või? Jaa. 5. Kas 5 või 5pq? Sa saad ainult selle tuua, mis igas üks liikmes on sees. Mida see puudutab? Okei. Jah, siis ma saan nagu tuua 5 on ju. Sulgude sisse läheb p ruut miinus 1q ruudus või? Jah. Ja alumine jääb siis samaks hetkel. Aga teeks all ka midagi kohe ära. Okei. Siin saab teha see, et siin saab ka valemiga. Äkki pq miinus p ruut, siis sulg kinni ja siis sulg pq miinus p lihtsalt või pluss p. Oota, ütle veel, ma kirjutan üles, mis sa ütlesid. pq sulgude sisse miinus p ruut sulg kinni. Oota, sa mõtlesid niimoodi kuidagi või? Oota, ma kirjutan ära, siis ma näitan kohe. Kas seda on näha? Ei ole. Näen küll. pq miinus p ruut ja pq pluss p. Nii, kohe vaatame, mis asja sa... jah, mul on need b-d ja p-d, okei, oletame, et need ühed ja samad. Nii. See, mille sa siia alla kirjutasid, selle tulemus on ju selline. Jaa, okei, on jah. Seega seda me ei saa siin praegu teha. Ma ei tea siis. Aga kas me seda sama trikki ei saa kasutada, mis üleval? Jaa.
siis ma saan tuua PQ ette, eks ju. Ei, ma saan P tuua ette. Jaa. Sulgudesse jääb siis Q ruut ja miinus B ruut. Jaa. Jah. Siis mis siin on? Aga kas ma need vist ei saa ju taandada või? No sa mõtled nüüd mida? Ma mõtlen seda Q seal sulgudes olevaid arve. Ehk siis need, mis ma siin nüüd värvisin ära, jah? Ai, oota. Vist nagu isegi saaks. Ühele tuleb -1 ja teisele 1 või? Täpselt nii. Ja edasi. Nii, siit saab siis see miinus seal ees, selle vist saab ära nagu kuidagi. Peab tooma näiteks, kui ma toon ta sinna üles, siis jääks vist -5 korda 1 siis. On mul õigus? Nii, sa tahad üles tuua. Okei, toome üles. Ja alla peaks jääma lihtsalt B. Jaa. Viskame selle ühe siit ära. Ja mis edasi saab? Ja nüüd jääbki lihtsalt -5 ja P jagad P-ga. Ei, nüüd jääb 5. Jaa. Kuna miinus kord miinus. Jah. Noh, võime siin peast kontrollida. Me B asendame näiteks 2-ga ja Q 3-ga, ei tea, mis meil tuleb, siis 2 ruudus. 4 korda 5 on 20. 3 ruudus on 9, 5 korda 9 on 45. -20 miinus 45 on -65. On ülesse. Alla siis 2 korda 9 on 18. -27 -9. Nii, 65 üheksandikku. 65 üheksandikku. Aga 5 kolmandikku ei ole kuidagi 65 üheksandikku. Kas ma tegin kontrollis vea? Proovin uuesti. 2 ruudus on 4. 4 korda 5 on 20. -20. 3 ruudus on 9. 9 korda 5 on 45. -45. -20 miinus 45 on -65. All 2 korda 9. 18. -27.
-9, ikka tuleb 65 üheksandikku. Midagi on mäda. Hea, et me teeme selle kontrolli. Ma ei tea, nagu algne see tundub ka õige alati. Kontrollisin nagu üle. Ma võtan korraks kalkulaatori. Kas ma tõesti tegin mingisuguse arvutusvea? Nii, miinuse kõige ette. Nüüd siis see ülemine osa. Oota, seda sa praegu ei näe, jah? Siis ma teen niimoodi, et ma jagan terve selle screen'i välja, kus mul siin see asi on. Nii, nüüd sa näed tervet seda, eks. Näed kalkulaatorit ka, eks? Jaa. Nii, siis on 5 korda, mis B on 2 mul, 2 ruudus, -5 korda 3 ruudus. Ja see kõik tuleb omakorda panna nüüd sulgude vahele ja jagada. Ja nüüd tuleb see, mis on all. 2 korda 3 ruudus -3. No, nii mööda. Selline. Ja mis me saame? Mis juhtus vahepeal? Nii, -2,7. Aga kui me 5 jagame 2, siis me saame hoopiski 2,5 plussis. No mis jama on? Kas sul seal taga on vastused ka või? Ma võin vaadata korra. 314, 9 siin. 314, 9. Ei, seda ei ole. Nii, siis ma kontrollin seda teist. Vaata, mis me teises saame. Kui ma panen 2 ruudus on 4. Ma toon kiiresti laadi. Jah. -5. Vaata, see on 4, -9, -5. Korra -5 on 25. 9, -4 on 5. Korda 3 on 15. 25 15-ga. Mulle tundub, et me tegime kohe alguses vea, sest kui ma seda teist sammu kontrollin, siis teises tuleb sama, mis viimases. Okay. Nii, nüüd vaatame kohe algusest peale. 5 võtsime ette. Miinus jäi päris ette, nii 5 korda B ruut -6 ruut. No on ju. Ja all B, mis tuli Q ruut - B ruut. Siis seal peaks tulema 25 viiendikku. Ma kirjutan selle ka siia ümber. Nii. Nüüd on see ülemine osa, kus on 5 korda ja seal on 2 ruudus -3 ruudus. See on siis see. Ja nüüd jagada alumisega 3 korda. Ei, mitte 3 korda, 2 korda 3 ruudus -2 ruudus pluss 2,5.
Nüüd on küsimus selles, kas selles ülemises olen ma midagi siia valesti pannud, aga samas, kui ma peast tegin, siis ma sain ka erineva tulemuse. Imelik. Saab seda üldse kontrollida? Kõike saab. Kui meil ei ole tegemist just logaritmidega, siis ikka saab. Logaritmid ootavad sind ees 12. klassis vist. Või 11. 11. ma arvan. Okei. Nii, 2 × 3 ruudus miinus 3 kuubi. Muidugi. Siin on mitte 3 kuubis, vaid 2 kuubis. Ma tegin kontrollis vea. Ma mõtlesin, et jah, siin oli ikka nagu ruutudes. Jah. Jah. Sellega on korras. Võtame järgmise siis. Järgmine on siis peal on x ruut miinus y ruut ja joone all on x kuubis pluss x ruut y. Nii, jah. X ruut. Jah. Kirjutan ka kiiresti. Nii. Üleval saab nüüd seda vist teha, on ju, sulgudes x miinus y sulg kinni ja järgmine sulg x pluss y, on ju. Jaa. Ja kas teeme alumisega kohe ära või? Teeme ikka, jah. Hoiame Siin saab ruumi kokku. Et nüüd saab siis vist nagu eelmises selles tehtes me tegime, on ju, tuua üks ja sinna ette, on ju. Nii, mille sa ette tood? X-i. Või tähendab x kuubi. Või oota, ma mõtlen. Ei, saab ikka x kuubi tuua ju. See peab olema selline, mis igas üks liikmes, mida see puudutab, on olemas. Esimeses on meil 3x-i, aga teises meil ei ole 3x-i. Siis me saame 2x-i või x ruudus võtta. Jaa, see on palju parem mõte. Sulgudesse tuleb siis x kuubis või? X ruut. Ka x ruut või? Ei, x kuub peaks tulema. Kuna need astendajad liidetakse minu arust. Mis sa sinna sulgudesse saad siis kokkuvõttes? Siin on C ka veel ju. Siis ma saan siia x pluss x pluss y list või? Jaa. Selle sama, mis üleval on. Jaa, okei. Nüüd ma sain. Nii, siis ma saan maha tõmmata kohe ülevalt selle x pluss y. Jaa. Siis üles jääb x miinus y ja alla x ruudus. Jaa.
kontrolli. X miinus Y. X. Nii, nüüd ma saan ta sinna algsesse panna, eks ju. No ükskõik kuidas, kas sa teed nii või arvuga, 2 arvuga. Oota, siit tuleb X. Mis asja? Kas mul oleks kergem panna arvud nende asemele või? Ma arvan küll. Nagu võtan mingi arvu, mingi 2 näiteks. Ma ei tea, ma sain -5 17 või? Mis arve sa kasutasid? Ma kasutasin X on 2 ja Y on -3. Ma kasutasin, sa panid, et Y on 3, jah. Siis sa tegid kuskil arvutusvea, sest ma kasutasin ka 2 ja 3. Ma sain hoopis teistsuguse tulemuse. On see sul kirjas ka? Jah. Näita mulle. Kuidas ma saan? Näed? Ma näen tagurpidi. Enne sa tõstsid kaamera ette selle lehe, aga... Ma saan. Mul on laadja taga selle pärast. Ma vaatan, kas ma saan kuidagi. Nii. Siis 4 miinus 9 miinus 5 ja alla said... Vaata, 2 kuubis ei ole 16. See on, oota. Ja sul on veel mingi miinus sinna tekkinud. Seal ei ole ju miinust meil. Ma arvasin, et siin võib tulla. See on 8, jah? Jah. Täiesti nagu mõttetud vead. -5 12-ndikus, jah? Ei. -5 on õige, aga... -5 tähendab 9-ndiku või? Ei. 15-ndikus. Nii, mis sul seal all on? Mul on siin 8 + 4 ja siis seal oli Y, oota, siis ma panin Y-le 3 nagu. Nii, ja 4 korda 3 on? Okei, siin tuli viga. 12, see on siis -5 20-ndiku või? Ja mis sa selle teise saad? Sa mõtled seda ülemist või? Selle lõpliku lahendi, kui sa seal... Ma kohe teen. Oota, nüüd ma pean panema selle sinna teise võrrandisse asemele nüüd on. Jaa. Ma saan üles 425. Mismoodi? Võib-olla ma panin nad valesti kuidagi või? Ülemine arvutus loete. Sulgudes -5, -20. Oota, mis sulud? Kus sul see sulud on? Ma ei tea, ma panin ta siia teise võrrandisse nüüd. Seda teist ei ole ju vaja praegu kontrollida, ikka lõplik lahendit. Okei. Muidu... Ehk siis see ülesse tuli ju -5.
tuleb -25 25 või? Kuidas sa said? -5. Oota, mis -5? Kus see -5 tuleb? Ma panin selle kontrolli selle -5 jagatud 20-ga, ma panin selle siia lõppu. Ei. -5 20 sa said esialgse tulemuseks, kui X on 2 ja Y on 3. Ja nüüd sa kontrollid seda viimast ka 2 ja 3-ga ju. Paned X asemel 2 ja Y asemel 3. Siia nagu lõpp siia X miinus Y jagad X suudus või? Jaa. Oota. -1 neljand või? Neljandik. Jaa. No, kas on samad? Jaa. Mida me siin teha saame? Ülemiselt saame vist teha seda jälle, et toob midagi sulu ette või? Jaa. 6 siis jah? Jah. Sulu sisse läheb meil siis A ruut. Miinus B ruut. Jah. Nii. Aga alumisel siis vist ei olegi midagi või teha? Siin ei saa jah midagi teha. Ja B miinus A. Aga siin peab vist edasi minema, kuna siin nagu niimoodi taandada ei saa. Nii, mida me jah otse ei saa jah niimoodi. No me tegelikult saame, kui me peast teeme ära. Aga need A ruudus miinus B ruudus saab nagu väiksemaks minu arust veel teha. Nii, kuidas? Saab seda teha, et 6 läheb ikka ette, või noh, miinus on täiesti ees, siis tuleb peale tuleb 6 ja siis äkki saab nii teha, et sulgudesse läheb A miinus B ja sulgudesse veel siis A pluss B või? Jah. Ja A pluss B. Ja siis saab selle B miinus A taandada A miinus B-ga, siis tuleb miinus 1 ja 1. Kas see miinus 1 võib nagu üleval ja all olla? Ükskõik kummas. Jah, et nagu üldjuhul suurt vahet ei ole. Nii. Lähen edasi. Jah. Siit tuleb see miinuse kaotame nüüd ära, eks ju. Ehk siis ma panen ta hetkel nagu sinna üles. Ei oota. Ma panen ta alla, siis mul tuleb nagu ilusam arv vist. Ehk siis mul tuleb üles 6, 1, A pluss B ja alla tuleb lihtsalt 1 või? Nii, ma veel kirjutan seda siin. Okay. Nii, ja mis sa ütlesid, mis sa nüüd viimasena tegid? Ma panin selle, ma mõtlen, kas pigem see miinus siis ikkagi üles panna või Vahet ei ole, kas üles või alla. No ma võin ta panna. Panen ta alla siis.
aga siis tuleb üles 6 pluss A pluss B korda -1. Siis mul on ta ikka mõistlikum üles panna, kuna siis ma saan selle ühe sealt ära kaotada või selle miinuse sealt ühe eest. No saad ükskõik kumba pidi tehes ära kaotada, sest miinus korda miinus on 1 ja miinus jagatud miinus on 1. Noh, selles suhtes, et ma ei tea, ma panen siis ikka jääb, las jääb alla, et siis üles tuleb 6 pluss A pluss B või? Ei. Või ma avan nagu sulud või? Aga ma arvan, et sulge avada siin ei ole mõtet, sellepärast et kui sa pärast peaksid A ja B asendama, siis sul tekiks 3 tehet 2 asemel. okei. 6, oota ma mõtlen. Avada ka on mõtet, on ju. Ma ei nagu aga siis jääbki ju 6 pluss sulgudes, no tegelikult sulud peavad ära kaduma. Ei pea. Või noh, selles suhtes, okei. Aga ma saan nagu sulud praegu jätta, eks ju? Jah. 6 pluss A pluss. Pluss sul tuleb sinna. Sinna 6 taha või? Jah. See on korrutamine hoopis ju. Jah. Aga siis ma saan ju avada sulud. Ma ei tea, ma ei saa aru, kuidas ma seda edasi näen. Mis sul on praegu seal üldse? 6 korda sulgudes A pluss B sulg kinni korda sulgudes -1 jagatud 1-ga. Aga 6 miinus sealt eest kadus. Jah, see on siin ka ees. Miinus on ka. Sul on sama, mis mul. Mida? Sul on siis sama, mis mul. Jaa, ma kirjutasin selle ära. Aga nagu see peab midagi veel tulema ju. Nii, mis me siin veel lihtsamaks saame teha? Põhimõtteliselt ongi see miinuse kaotamine. Jaa. Kaotame miinused ära. Mille me veel saame kaotada kohe ära? Selle ühe sealt alt või? Jaa. Siis jääbki lihtsalt üles jääbki ainult ja alla ei jäägi midagi. Jah. Aga üles jääb siis, jääbki niimoodi, et kirjutangi 6 korda sulgudes A pluss B on ju. Jah. Sest vaata, sul on praegu siin 2 tehet. Üks on see pluss ja teine on korrutamine. Aga kui sa need sulud lahti teeksid, siis sul oleks 6 korda A pluss 6 korda B. Ehk siis sul tekiks 1 tehe juurde. Jaa. Okei. Et kontrollida on ka niimoodi lihtsam. Nii, kontrollime asja. Jaa. A ja B asemel on mingid arvud, eks? Jaa. 3 näiteks. Issand, see on miinus ees veel.
siin on vaata nii, et kas ma siis teen nagu algus 6 korda 6 ja siis A ruudus ja siis A asemel panen. Mille sa A asemele võtad? Et A asemele ma võtan 2 ja B asemel 3 asju. Ahah. Et aga vaata, siin on see 6 veel ees, et kas ma siis korrutan selle 6-ga läbi või? Kuna seal ees on vaata algses selles on -6 A ruudus, -6 B ruudus. No tehete järjekord, mis tuleb kõigepealt teha? Need astmed. Jaa. Okay. Ja 2 ruudus on ju 4. 4 ja 6 korda 4 siis jah. Jaa. Ja siis on 4. Sa ikka nii, et -24 -54 on peal ja jagad 3 -2. Ma sain küll jah, aga see kohe ju ei klapi, sest 30 tuleb ju, kui me paneme see lõplikusse 2 + 3 on 5 korda 6 on 30. Jälle on kuskil midagi valesti tehtud. Sest kui me teist vaatame ja paneme A asemel 2, B asemel 3, siis tuleb ka 30. Oota, aga see 6... Ma tean küll, milles asi on. See 6 seal või? Ei, see miinus siin ees, võtta see muudab ju märgid ära. Ja pluss siis. Siin on 54 - 24 ja siis tuleb küll. Siis tuleb 30 on ju. Jaa. Ja alla tuleb 1 on ju. Jah. Ja see peaks klappima nüüd. Next! Sellepärast ma neid kontrolle nagu ei teegi, sest ma nagu kardan, et see nagu midagi läheb valesti. Sa kardad, et midagi läheb valesti. No jaa, aga siis ongi ju põhjust veel kord kontrollida ja kontrolli ka kontrollida vajadusel. Selles suhtes matemaatikas on hea, et lähed ühe sammu tagasi ja saad nagu kätte need. Aga noh. No aga kui sa mööda teed lähed ja sa avastad, et sa oled kaotanud pliiatsi ära, siis lähed ka ühe sammu tagasi ja vaatad, äkki kukkus sinna. Sest küll. Kui keegi pole vahepeal ära võtnud. Ja tõstad pliiatsi oksa peale. Ja. Järgmine. Jah. Peal on siis U ruudus -V ruudus. Ja all on V ruudus -2 UV pluss U ruudus. Paistab, et siin lastakse sul palju harjutada miinusmärki. Ma vaatan jah, et miinusmärk on nagu veits palju. Nii. Seda, kuidas miinusmärk sulu sees muudab asju. Põhimõtteliselt nagu nendel mõlemal saab teha on ju seda. Kusjuures üks asi vahepalaks, mis mul tuli praegu meelde, mitte see asi, mis ma enne tahtsin öelda, üks teine asi. Mäletad, kui me eelmisel õppeaastal tegime seda sulgude avamist, oli see, et miinusmärk sulu ees muudab märgid sulu sees. Ja siis ma tõin sulle näite, et vaenlane on see miinusmärk ja plussmärk on sõber. Jaa, mäletan küll jah.
nii, ja nüüd ma võtan, ma ei tea, mis mitmenda klassi oma see oli, kas see oli 6. või 7. klassi õpik. Ja vaatan, seal on täpselt sama jutt sellest vaenlasest ja sõbrast. Ainult sellest maskeeringust ei olnud. okei. Aga ma ei olnud õpikust enne lugenud seda. Ma tulin ise selle asja peale. Äkki võetigi suu pealt? Ei, aga see õpik oli ka enne trükitud. No seda küll. See näitab, kuidas mitu inimest saavad üksteisest sõltumatult sama asja peale tulla. Jaa, see on jah. Nüüd siin saab kasutada nagu 2 valemit, eks? Jah. Et ülemises siis U miinus V sulgudes ja siis U pluss V sulgudes. Jaa. Ja siis all saab seda kasutada mis oli A miinus B sulgudes ruudus või? Jaa. Ehk siis siin on, all on siis sulud hakkavad V miinus U ruudus või? Jaa. Nii. Siis siit saab kohe need U miinus ülevalt, U miinus V ja siis selle ruudu sealt alt anda. Alla jääb siis miinus 1 üles 1. Jah. Ja siis ongi U, üleval on U pluss V ja all on V miinus U miinus 1 või? Ei, oota. Ei, alla tuleb ka ju V miinus U või? Jah. See vist jääbki selliseks, on ju? No vaata, mitu meil on praegu? 1, 2, 3, 4 tehet. Aga me saaksime 3 peale selle võrrendada, lihtsustada. Vähendada tehete arvu. Oota, kas sa panid miinus 1 sinna üles, on ju? Ma panin üles. Okei, siis ma panen alla. Ehk siis no ma saan tegelikult ju üleval jääb samaks, on ju, U pluss V. Aga all miinus V pluss U või? Jah. Nii. Ja see on siis lõplik või? No kui sa kirjutasid sinna sellise asja nagu miinus V pluss U, siis meil tegelikult on ikkagi 1, 2, 3, 4 tehet. Okei, aga ma saan ju nad tegelikult sulgudesse võtta, ma saan nad maha tõmmata, see on nulli või? Kuidas sa nulli saad? Ei saa, seal üleval ei ole miinust. Minu viga. Kuid ma ei tea, kuidas edasi enam minna just.
Samasugune olukord oli meil, kus ta siin nüüd oli, kas see oli siin või esimeses, vaat siin esimeses oli kohe. Keerata siis teistpidi. Jaa. Ehk siis V miinus U. On mul õigus? Üles jääb U pluss V ja alla siis jääb V miinus U või? Kuidas? Või tähendab miinus U pluss V või? Sul on ju praegu miinus V pluss U. Jah. Miinus V pluss U. See peab kehtima jääma ju. Või ma panen ta niimoodi, et sulgudesse pluss U miinus V või? See ei oleks korrektne ju. Enne sul oli sulgudes ju V miinus U. Jaa. Ma ei tea, ma siis nagu U miinus V. Ja nüüd jääb üle kontrollida. Ma kirjutasin ära. Nii. Kontrollida. Üles jääb miinus 5, eks ju? Jah. Ja Kui sa kasutad samu, et Jaa, U asemel 2 on vees. jah. Ma ei tea, ma saan alla miinus 3. Kuidas? V ruut, see on siis 4, on ju? Ei ole ju. V pidi sul 3 olema ju. Või tähendab 9, siis siit tuleb miinus 2 korda UV, on ju. U oli mul 2, V oli 3. Kas siit tuleb miinus 12 või? Jah. Jaa, okei, ma tegin jälle mingi plussi ja korrutamise. Okei, siit tuleb 9, miinus 12, on miinus 3. 1. Jah. Jaa, õige siis. Miinus 5 ja 1. Selle lõppu sa tegid ka asenduse, eks 2 pluss 3 on 5 ja 2 pluss 3 miinus 1 teeb miinus 5. Järgmine siis. Järgmine, jah. 10. Nüüd on siin koha hakkavad sulud. S miinus 2T, sulg kinni ruudus. Ja alla tuleb kohe sulud 2T miinus S, sulg kinni ruudus. Kohe kirjutan ka ära.
Nii. Seda ma ei tea, ma ei ole seda sellist just ennem teinud nagu. Oled küll, meil on olnud täna selline olukord. See tuleb lihtsalt lahti teha nagu või? Ma otsin selle olukorra üles, kus meil see siin oli. Mingi asi, kus oli 2-kordne korrutis on ju. ruudus. Yes, ruud. Kas see oli kohe alguses See või? oli minu arust... Ei, see ei saanud nagu alguses ka olla minu arust. See minu arust kas teine või kolmas, mis me tegime. Või see 7. nüüd, mis me tegime. Veel viimane. See on U-ruudus minus V-ruudus. Praegu ei näe ühtegi kohta, kus meil siin ruudus oli. Eelmine vaata. U-ruudus minus V... Ai, see. U-ruudus minus V-ruudus. See tuleb nii tuttav ette, kuskil see oli, aga siin on see point, et ühest lahutad teise, teisest lahutad esimese. Ühest lahut teise, teisest lahutad esimese. Vaata on ju, üleval on nagu A-B ja all on B-A. Okei. Aga ma saan selle nagu valemiga lahti teha jälle. Millise valemiga? See A miinus B sulg kinni ruudus. Ei no kui sa selle nüüd hakkad, siis sa teed minu meelest keerulisemaks oma elu. Okei. Aga... Aga sa saaksid need ühesuguseks teha üleval ja all? Siis tulebki 1 ja -1 või ei. Vastus on see 0 või? Kuidas sa saad 0? Nagu kõik lähevad ju maha. Kui need lähevad maha, kuidas sa saad 0? Ai, 1. Jah. Ja võrdubki vist 1 on ju. Jah. Mingi nipiga jälle tahtsid teha nad. No ikka kontrollivad, et kas sa näed neid asju läbi. Ma eile isegi tegin, siis ma nägin. Praegu on midagi jälle mingi. Sest siin, kui seda nippi teada, ega siis ei ole mõtet kontrollidagi, sest me juba näeme, et niikuinii me saame sama tulemuse. Nüüd tuleb siukene arv nagu B-ruut miinus A-ruut. Ja all on A-ruut miinus B-ruut. See on siuke sarnane jälle. Jah. See on jälle 1 siis ju. Kas on? Ai, see on 0 või? Kuidas sa saad 0? Sul on jagamistehe. See on -1, see on -1. -1, jah, just. Ma panegi siia midagi. Ei tea väga midagi teha. Siuksed arvud võiks homme tõsta. Siis meile anti veel täna see, et too tegur sulgudes -1 lugejas või nimetajas sulgud ette nii, et saaks murdu taandada. Ja siis meil on... Ehk siis see, mis me just tegime või? No põhimõtteliselt, aga siin on nagu suuremate arvudega. Ehk siis nii, panen. Siin on siis miinus on ees, siis üleval on 2x miinus y. All on siis y ruudus miinus 2xy. Jätan kirjutada.
Nii, oota. Nii. See on jälle -1 ju. Või tähendab, see on 1 ju lihtsalt või? Mis asi on 1? Terve nagu tehe. Kuna siin on nagu miinus ees. Siin on nagu y ruut -2xy, et üleval on 2x miinus y. Nojah, seal päris absoluutväärtuselt need samad ei ole ju. Jah, seda küll. Üleval on y, all on y ruut ja seal on veel y küljes x-il. Siin peaks jälle sulu ette panema äkki siis valem. Jaa. Ehk siis sulu ette tuleb siis -2 või? Või 2 ikka. Eks? Kus sa tahad tuua kahe sulgude? Ei, oot. 1 tuleb sulgude ette. Väga tark tegu. Ei, oota. Ma toon -1 või? Ei, ma ei saa nii ka. Ma ei tea. Jooksnud juhe kokku praegu. Kus kohas, üleval või all? Üleval. No võib-olla üleval muudaks hiljem. Tegeleks alumisega enne. Okei. Siis saaks ühesugused asjad. Jaa, okei. Sarnad emad vähemalt, absoluutväärtuselt samad. All ma saan siis vist lihtsalt y või? Jah. Y. Siis sulg. Siis siia tuleb y. Eks? Jah, y. Miinus 2x lihtsalt. Jah. Nii. Jaa, aga oota, kui üleval on lihtsalt selles suhtes selle saaks taandada juba ju. Jah. Ma saan nad lihtsalt nagu maha tõmmata või? Saab küll, jah. Nii, ja siis mul jääbki miinus y või? Ei jää miinus y. Või -1? Kuhu y kaob? Y. Vastus -1 jagati y või? Jaa. Ei. Ma mõtlesin ka, siis 1 jagatud miinus y-ga või? Ei. 1 jagatud y-ga siis? Ja miks? Kuna see miinus nagu miinus jagatud miinusega on ju positiivne. Oota, kus sul see miinus jagatud miinusega üldse tekib? Kui ma ta nagu alla viin. Et kui sa all keerasid ringi, et 2x miinus y-x ja teed miinuse ette, siis jah. Ja siis siit midagi edasi ei pea ju tegema, eks? No siit ei saa midagi teha, jah. Tuleb kontrollida nüüd. Jah, nii. Y asemele paned mingi arvu, eks ju? Jah. Aga mis selle x-iga nagu saab, kas sinna lihtsalt jääb nagu 2x või?
X asemele paned ühe arvu, Y asemele paned jaa, okei. Nüüd ma saan aru. Nii. 1, 2. Ongi 0 ju. Mõlemad on 0 ja 0-ga. Millal sa panid X asemele, millal sa panid Y asemele? Y asemele panin 2 ja X asemele 1. Nii, vaatame. Siis sul peaks ju pool tulema. 1 miinus 2 on miinus 1, kokku tahab 1. Ma ikka ei saa aru, kuidas sa 0 saad. Oota, siia tuleb 2 miinus. Ma ei tea, ma võtsin niimoodi, et 2 korda 1 on ju. Miinus 2. Ja siis alla tuli 4 miinus siis X ja Y on seal 2 korda 1 on ju. Sul tekiks 0-ga jagamine, et seetõttu võta mingid teised arvud. Okei. Ma võtan siis Y3 äkki või? Ja X-i 2. 4 3 on 1. Siin 8. Oota, siia tuleb 9. Ma saan siis, mis mul üles jäi, 1 ja miinus 3. Mis sa üles said? Üles 2 korda 2, 4 ja 4 miinus 3 on 1. Ja alla siis 9 miinus 12. On siis 1 ja miinus 3. Nii et klapib. Jah, miinus 1 jagatud miinus 3-ga ja paremal on 1 jagatud 3-ga. Meil vist aeg läbi või? Ja olemegi jõudnud oma esimese Live interneti kaudu toimunud 9. klassi taseme matemaatika sessiooni lõpuni. Kuidas tundus? Täiesti nagu okei. Ma arvasin, et nii lihtne nagu selles suhtes ei saa vaata lihtsalt nagu õpetada kaugemalt, aga sai isegi. Ma sain nagu päris hästi aru. Et selles suhtes ei olnud väga suurt vahet nagu ei olnud, aga nagu selles suhtes ikka nagu sain aru ja see on nagu põhiline, ma arvan. Just. Aga aitäh. Tšau.